Tere, meie oleme Meri-Liit Tenmi ja Hugo ja tema on praegu magab. Täna siis räägime Singapurist. Võte 43. Me siis tegime 3-päevase 2 ööd tripi Singapuri. Võib nimetada selliseks weekend getaway'ks suurlinna, mis on päris naljakas, täitsa ebameielik. Aga kui planeerida reisi juba teisele poole maakera, siis on mõistlik ühe korraga kõik ära vaadata. Singapur tundub siuke basic koht ka, kuhu minna. Siis mõtlesin, et tasub ära käia. Ja kuna lennukipiletid siin need vahemaad on suhteliselt odavad, seega siis käisime ära seal. Aga tegelikult meil oligi siis üks terve päev, mil me avastasime siis linna ja alustasime Gardens by the Bay'ga. Mis seal on? Tulime siis Singapuri ühte kuulsamasse kohta. Gardens by the Bay. Ja täiskasvanute pilet maksis 28 Singapuri dollarit, laste oma 15. Ja praegu me oleme Cloud Forestis, kus on maailma suurim sisekosk, mingi 30 midagi meetrit. Ja siin on mega külm, mis on päris hull. Meie mõistes botaanikaaed, kuhu on sisse tehtud suur tehismägi ja tehiskosk, kõige suurem sisekosk maailmas väidetavalt. See oli päris külm, mis oli huvitav. No ta ongi nagu kõrgmäestiku botaanikaaed, ehk siis kõrgmäestikus ongi külm ja seal need taimed vajavad seda temperatuuri. No räägi. Seal kohas oli päris äge see koht, kus käisime see botaanikaaed. Seal nägime näiteks suurt koska ja nägime veel ühte tuleda seda show'd õhtul pimedas. See oli siis ka natukene orienteeritud loodusele ka see kasvuhoone värk seal. Või nagu recycle ja keskkonnahoiu ja kõige sellele teemale. Me vaatasime selle teemalisi filme ja seal siis rääkis et olid faktilisi neid numbreid, et mis on nagu maailmas halvasti ja kui nii edasi läheb, mis siis saab ja siuksed asju oli seal ka. See oli päris huvitav kuppel. Kõrval oli teine kuppel, mis oli Flower Dome, mis oli nagu meie mõistes botaanikaaed, kus on lihtsalt mingi taimed ja väga nagu midagi liiga huvitavat. Ja seal oli siis till ja kummel ja kõik siuksed kodused taimed, kui nagu oleks Eesti saanud. Uga nägi ära ahvileivapuu, mis oli huvitav. Ei olnudki ahvepuu otsas ja leib ka ei kasvanud. Oli nii. Et see oli nagu tore käik, aga midagi nagu nüüd, ma ei tea, maailma erilisemat ei olnud see... Mulle meeldis. Ma arvan, et see oli nagu hea valik võrreldes Universali ja mingite teiste lõbustusparkidega. See tundus nagu... Okei, no võib-olla kõige nagu... Oli hariv ja huvitav. Küsin kella ära, aga... Ja samast. Tegelikult ülejäänud aja me lihtsalt jalutasime linna peal, vaatasime siis neid kõrgeid torne seal, vaatasime seda kõige kuulsamat Marina Bay'd. Ja ma sain selline. See paadimaja. Me nägime ühte, kus oli 3 majaga, ka katusel bassein, nagu meie käisime. Ja seal meil oli üks maja, ja seal oli 3 maja. Sinna otsa ei läinud, sest meie järjest oli see ebamõistlikult kallis sinna otsa minek. Ja lihtsalt ikka vaadata. Siis me veel... Mis veel? Ma tahtsin ennem juba rääkida. Me tegimegi seal ma ei oska öelda. Ühesõnaga tiiru ära ümber selle veekogu, mis seal on. Bassein, ütleme niimoodi. Millise? No Eestis näitas ka Admirali basseiniks seda vee avatud. Ja me käisime ühes sellises kohas, kus nägime palle, aga õhtul, kui see show lõppes, siis läksime kõndima vee juurde.
silla peale ja siis olid need värvilised pallid õhtul. No ühesõnaga, me vaatasime siis päeval seda linna ja me vaatasime siis ka õhtul seda linna. Õhtul läks ta siis kõik tuledesse, kõik võimalikud show'd, värgid, särgid. Et väga siuke hype, ma ei oska öelda, siuke väga show peal üles ehitatud linn, ütleme niimoodi. No seal on kõik on tehislik, seal nagu midagi naturaalselt ägedat ei ole, et ongi mida seal vaadata on need pilvelõhkujad, see Marina Bay on ju. Ja seal Gardens by the Bay's on need puud, jah. No see Gardens by the Bay ongi põhimõtteliselt nagu suur park, kus on erinevad looduslikud asjad ja loodusega seotud asjad, ehk siis need need kuplid, kus sees on botaanikaaiad. Ja mänguväljakust äkki tahad rääkida või? Me käisime veel mänguväljakul. Ma sain seal nagu veepark, aga seal sain mängida vees. Väga huvitav mänguväljakud on Singapuris. Esiteks üks oli siis nagu veepark, lihtsalt vett pritsib igati erinevate mingite asjadega, kuhuga sai seal josta. Ja teine oli siis seal Marina Bay all või seal kuidagi küljes on see kaubanduskeskus, kus on siis tavaline see mänguväljak oli ka. No interaktiivne sai mängida, kus oli seal mängida, aga seal ühesõnaga veelõbustuspark, siis oli seal kõrval ka tavaline lõbustuspark, mänguväljak. Mänguväljak, kus sai nii-öelda puuvannides ronida ja siis oli millistesse? Seal kaubanduskeskuses oli interaktiivne mänguväljak. Milline? See, kus see põrand oli värviline. Milline? Värviline. No me ei käinud seal, siis see oli tasuline. Kus oli värviline? See oli põhimõtteliselt selline, kus oli põrand ja kus ärme kirjelda nüüd nii palju, sest ma pole sest nii kaadrit, nii et please nagu. Milline see oli, ma ei mäleta. Ühesõnaga lapsevanemate elu, kus tahad rääkida midagi, siis sa ei saa, sest et sul segatakse kogu aeg vahele. Nagu minuga on see küll nii asvale, nii et ma ei saa midagi rääkida. Aga siis me vaatasimegi õhtul seda Gardens by the Bay, nende lille toomide, mis asjad on, ma ei tea, nende tuleshow'd, seal on 7.45 ja 8.45 on show'd, kus siis lihtsalt valgus muutub ja värki-särki. Mul oli täitsa kodune vaadata, tuli isu tööle minna. Keegi tegi valgusshow'd, aga see oli nagu tore. Ja siis me sattusime sinna Marina Bay, basseini juurde, kus oli ka valgusshow. See oli siuke teistsugune, kuna seal oli vee sisse laseritega tehtud. Kus need laserid olid? Nii et kui keegi mu töökaaslastest peaks seda videot vaatama, siis ei olegi õues vaja tossu kasutada, vaid veeauru peale saab valgust lasta ja projitseerida. Selle peale varem pole tund. Aga seal oli jah, show otsa ja me ei matchinud sinna linna kohe üldse, sest kõik olid väga uhked. Kõik olid väga uhked nagu riides ja seal olidki mingid kallid poed ja siuke nagu, see oli nagu uhke ja kallis kuidagi ja ma ei tea, see oli täiesti nagu, kui me tulime Kilisaarelt, kus ei ole mootoriga liikluski, siis see oli väga suur kontrast ja meie jaoks tundus kõik nagu kallis, kuigi tegelikult seal ei ole nagu kallis, no ma ei tea, smuuti 4 € nagu Eestis umbes oli ja sama end, mis Eestis on. Aga lihtsalt see vahe nagu, et me oleme harjunud ostma smuutisid 1 € ja sööma mingi, ma ei tea, toidud on 1-2 €, siis see lihtsalt see oli nagu kallis, meile tundus see kallis, seega ma ei tea, mis meist kodus saab. Eestis ma ei julge poodi minnagi. Ma mis söön ainult makarone ja kartulit järgmine pool aastat. Ma ei tea, kui sul on valida kas jalutuskäik metsas või paadisõit kaubanduskeskuseks, siis kumma sa valid. Aga ei tea, sellest Singapurist nagu niimoodi, kui nagu soovitad inimestele, siis ma eraldi trippi sinna mina ei teeks. Kui sul on mingi läbilend sealt ja 1 öö vaja olla, siis on fine. Aga niimoodi, et ma nüüd lähekski sinna ja käiks, siis ma ei tea. Aga no kui inimesed meeldivad suurlinnad ja värki, siis jumala eest. No Singapurist me olime kuulnud, et see on väga kallis linn
ja esimene kogemus, mis meil oli sellega, oli see, et me panime kotid ära, läksime sööma, läksime Domino pitsasse, tellisime pitsa ära, siis tuli välja, et kuna meil sularaha ei ole ja kaardiga seal maksta ei saanud, siis me kuidagi ei saanudki maksta ja sellel tüübil seal hakkas meist kahju ja siis ta ütles lihtsalt, et okei, et minu kulul, et ei ole midagi. Ja siis saime tasuta pitsa. Nii et tasuta lõunud on olemas ja veel Singapuris. Veel vedas, me säästsime 15 €. Oh yeah. Tšau, me teeme emme patsi lahti. Tüdrukute patsiõhtu. Kus see käib? Käib peas või? Käib peas. Pane pähe. Ilmselt kõik korteri kaaslased vihkavad meid. Nüüd teed õnneliku nägu, jah? Sest on 2 päeva ärganud kell 5:30 või siis kell 6. Ja kuna me oleme ainult sellises toas ja me jagame WC-d ja kööki ja kõike, siis pole see lõbus. Ma sulle asja pane. Ühe uue asja. Uue asja. Üks hiilane on. Sina ei vetsu või? Ei lähe, ma ei lähe vetsu. Aga jah, muidu Singapuriga vist that's it. Edasi ootab meid teine suur ring Kuala Lumpur, nii et näeme sealt. Tšau, tšau. Tšau.